ja üks kord aastas on seal õppused, suured õppused, kus siis kõik lähevad kohale ja siis on muidugi need tutvumisõppused ka. Mis on muidugi sihukene asi ka, et siis operatiivkorrapidajad ja meeskonna näevad, siis teevad ka kaardiõppused, teevad kaardi peal mängivad läbi. Siis on järgmine, on Porvo lähedal on Kilbilahti semmoinen koht ja see on siis nafta rafineerimistehas. Ka sihukene, see on nii suur territoorium, see nüüd on laieneb kogu aeg ja see läheb nagu üle mõiste suureks juba, seal on nii palju neid erinevaid firmasid ja erinevad kemikaalid on nõnda edasi ja seal on samamoodi, et on seal siis ka kohalik siis päästekomando, on samamoodi tehakse siis kord aastas või 2 korda aastas õppused. Mis on muidugi see, on väga keeruline on see, et seal on just nimelt neid kemikaale, mis on sööbivad ja no seal, et seda kõike nagu meeles pidada tavaliselt meil see ei suuda, aga on väga hea, et sul on see kohalik siis pääste on kohal, kes teab kogu neid süsteeme, et missugust asja kinni keerata, et missugust kraani kinni keerata ja mida teha ja kuidas moodi teha, et see on nagu väga hea. Ja siis on ka samas Kilbilahtes ka on siis ka kõige suurem siis selle regiooni siis naftasadam, mis on siis ka samamoodi annab siis väga palju väljakutseid just nimelt õlitõrje jaoks. Et siis mere peal seda õlitõrjet teha, ehk siis on poomid ja nõnda edasi, et ja meil on ka siis igas komandos on meil ka siis õlitõrvepaadid, millega siis saame hakata siis need poome siis ka laiali vedama. Ja muidugi siis on siis vabatahtlikud, kes võtavad siis hambaharjad ja need pihiksed labidad, et siis seda kõik see nafta, mis tuleb siis kaldasse, et siis kivi tuleb ära pesta ja siis tuleb see kõik see tuleb seal kuidagi kokku kraapida. Ja mis meil on ainuke nagu Soomes on meil siis linnu puhastamiskonteinerid, et paned selle määrdunud kajaka paned ühest otsast sisse ja teise pool siis tuleb luik tuleb välja, et noh, et see meil on nüüd olemas. Ja siis kuna ma mõtlesin, et meil on noh, väga vähe tulekahju, siis ma olen käinud nagu 2 suuremal, piinlik öelda. Aga üks oli Lagerholm, mis oli siis Loviisa lähedal oli üks suurem tehas, mis tegi siis saunatarvikuid. Sellega nägin natukene kusutamisel vaeva. Ja siis oli järgmine oli siis see Porvo kirik. Et kirikuid olen ka, et tõmba kirikuid ligi, pole midagi pole teha. Ega ei oska rohkem öelda. Aha. Ma nagu on selles mõttes, et jah, seda see oli nagu lühidalt. Väga vahva. Aga Villu, kas sa oled siis kogu selle 20 aasta perioodi olnud nagu siis Soome mõistest päästerollis ehk palumees? Või oled ka paluesimees siis? Ja ma olen antud momendil ma jälle olen asendan meeskonna vanemaid erinevates komandodes. Välja arvatud keskuskomandos sellepärast, et siin ikkagi eestlased ei saa. Mis piirang see on? Nahavärvi. Rootsi keelt ei oska. Jah, see on nüüd sihukene asi, et see on nagu sihukene mingisugune no ütleme see, et keel on ikkagi see, mis paneb selle asja ikkagi paika, et kui ma olen seda tähele pannud, et ma ei räägi enam vene keelt, ma ei oska seda vene keelt, aga ma saan aru vähemalt, mida nad mulle räägitakse. Ja tavaliselt siis, kui need autojuhid nüüd tulid sealt Venemaalt hästi palju, siis ma sain väga palju teha just nimelt seda tööd, et ma sain aru, mida nad räägivad ja ma oskasin seda öelda selle asja nagu edasi nagu jah, soomlastele ja siis ma olin nagu
ka tihtipeale telefonivalves, kus oli sedasi, et helistasid ka politseinikud, ütlesid, et nüüd ma natuke hädas, et mis ma nüüd peaksin sellega tegema, noh, ma tean, mis ma nüüd peaks tegema. Aga no sedasi see nüüd on läinud ja siis jah, nüüd ma teen ka seda meeskonna vanemat. aga seal kodakondsus ei mängi rolli või? Meil on, mis kodakondsuses sa oled? Meil on EU-s tööinimeste vaba liikumine, et liigu kui tahad. Meil on üks kummaline asi on selles mõttes, et kuna nüüd tuli see sõda ja kõik kardavad kõike ja nüüd on meil neid turvalisus läinud nii hulluks kätte läinud ära, et kõik komandode ümber pannakse traataed, et keegi sisse ei tuleks, siis kui näiteks, kui meil tuleb see porimattide vahetaja tuleb, siis keegi peab alati selle juures olema vaatama, et seal kindlasti ei läheks kaugemale kui oma porimati juures. Kui näiteks meil midagi läheb, ükstaskama midagi läheb katki, meil tuleb väljaspoolt mingisugune tegija, elektrik, mingi sandtehniku mees, ükstaskama, keegi peab olema seal juures ja vaatama, et ta kindlasti teeb seda oma tööd, mitte mingil juhul ta ei läheks sinna teise ruumi ei läheks, et see on nagu see. Samamoodi nüüd kõik uksed on kiibiga ja koodiga, värgid, särgid siia, sinna. Nüüd enam ei saa enam, kuna meil on see, just see väga salastatud infot arvutites, siis me ei saa enam arvutisse ka minna, vaid nüüd meil on siuksed turvakaardid, et selle turvakaardi pead sisse panema ja siis pead sinna 4-5 koodi panema, et siis sa saad üldsegi arvutisse minna. Ja loomulikult, et sa seda kaart üldsegi saad, siis oli ka see kohalik siis kaitsepolitsei ehk SUBO, siis sa pidid tegema selle, kirjutama avalduse, et mina see ja see soovin saada seda kaarti, et andke mulle see kaart ja siis ta uuris sinu tausta, siis see huvitav, teised need olid ammu kõik oma kaardid kätte saanud, mind ikka veel uuriti, et noh, ühesõnaga selles suhtes, et jah, ei ole veel see kontsus ei ole. Seda kontsust veel ei ole. Ehk siis jah. Kõik, kes ikkagi tööle võetakse, vaataks ära, mis mees ikkagi on, et see ikkagi läheb kuskilt, keegi ikkagi vaatab kuskilt midagi, et jah. Okei, veel, et sa rääksid sellest ida-ohust ja teie turvameetmetest. Kas midagi veel on teie tegemistes muutunud? Varustatus? Ei, varustus on ikkagi sama selles mõttes, et ega siis me rindel ei lähe. Kaitsevarustus? Muidugi, üks asi, mis nüüd on, meile anti kuulivestid. Meil jagati nüüd autodesse kuulivestid, et ühesõnaga need inimesed ja mitte sõjapärast, vaid meil on nii palju kurikaelasid, kes plahvatusid ei ole? Ei, mitte neid, just need teised, need, kes tõmbavad triipu. Jah, just, et selle jaoks me ja ambulantsile ka loomulikult anti need kuulivestid sellepärast, et on paar korda olnud siukseid jamasid, et kui inimene on tõmmanud ennast väga pilve, siis ta ei tea, mida ta teeb ja nad on tihtipeale teinud omal siuksed asjad, et kui nagu ukse lahti teed, siis lendab sealt näiteks nooled, meil käivad paugud püssidega, noh, et ühesõnaga siuksed lõksud. Ja sedasi, et keegi tuleb külla, siis parem kui ei tuleks külla. Ja nüüd kui paar korda on siukest asja olnud, siis ma anti siis vestid, kuulivestid. Siis mida ma võiksin öelda on see, et tänasel päeval on hakatud vaatama kütusereserve. Meil on teatud kindlad kohad, kus me siis saame siis kütust, kui see jõud otse lõppema. Ja muidugi varjendid. Kõik teavad, et Soomes on väga palju varjendeid, aga nüüd neid hakatakse rohkem korrastama, rohkem nagu nendele rõhku panema. See on nagu need asjad, mis on praegu. Aga muidu selles mõttes, et ega siis ega me ei tea ju täpselt, kuidas moodi see sõda lõpeb, eks ju, ja mis me siin hakkame siin liigalt siin muretsema siis, kui see on käes need asjad. Just. Aga hästi, et sa rääkisid sellest päästetööst, see on sinu töö, eks ju.
kas Soome päästja teeb ka puhtalt seda päästetööd, et eluks hakkama saada või peab ta ka nagu Eesti päästja siin vajadusel teist või kolmandat tööd veel tegema? kuidas selles osas? see on selline, mõned teevad hobi korras ja mõned lihtsalt niisama ja noh, et ikkagi noh, eks see 3 päeva on natukene ikkagi väga siukene noh, ütleme, eriti just noore inimesel on väga igav ikka see 3 päeva kodus olla, mitte midagi teha, et siis ta parem midagi teeb. et ükstaskama, et kes see siin just räägiti, et kes siis. Graafik on ikka sama. Jaa, graafik on sama. 24 ja 72. et selles mõttes on küll sama ja muidugi see, mis on nüüd see, et siin on ju meil nagu erinevate inimesed, kes teeb elektrit ja kes teeb sandtehnikat ja kes paneb siis seda, teeb natukene ehitust ja eks meil on kõikide erialade inimesi seal ikkagi koos. see on ka trend, et tuletusteenused osutavad ettevõtetes? ei, seda nad ei tee. hästi. jaa. nii. kas see Päästeamet on siin tegemas oma uut strateegiat, et kas sa tead ka Soome siis, ma ei tea, see on Siseministeeriumist on juhtiv, mis suunab kogu seda päästevaldkonda. et kas seal on ka mingisugune, teil on oma strateegia? Neid strateegiat muudetakse iga aasta, midagi tuleb jälle midagi uut ja midagi võetakse maha ja siis öeldakse, et ai, see läks jälle nagu kehvasti, et hakkame otsast peale ja siis tehakse jälle 5 aastat mingit uut strateegiat ja siis vaadatakse, et ei, see ka ei läinud Eesti läbi. et see on kogu see, loomulikult me peame vaatama, et tehnika oleks hea, et oleks inimressurssi ja see, et me suudaksime anda võimalikult palju just kodanikele, mida nad vajavad. see on nüüd erinevate organisatsiooni sisene asi, aga näiteks meil on väga hästi teeb sellega nagu just see järelevalve pool neid asjadega tegutsevad. et nemad annavad võimalikult palju informatsiooni just nagu edasi ja ega siin ei olegi midagi selles mõttes öelda, et. aga kas teil seal Loviisas või Sipos on ka nii-öelda kutselises komandos sees noorpäästjate huviringid, need on puhtalt vabatahtlikud? Need on kõik see, mis puudutab just seda järelkasvu, noorelt järelkasvu on vabatahtlike. ja kui vabatahtlik on sellest väga huvitatud, siis ta läheb Coop päästekooli. ja siis ta saab sealt oma hariduse ja siis tuleb siis tagasi meile tööle, kui tuleb. Hästi. Soome peale üks päästekool või? Jah, ja praegusel momendil on nad, seal nüüd on segane, et Helsingi linn tahtis teha ka oma päästekooli, aga nad ei saanud jälle sellest haridusministeeriumist mingit luba, et hakkab jälle siukene asi peale, aga Helsingi vajab ka tuletõrjujaid. Natuke rohkem kui kogu see vabariik ja see on just see, et seal on see kaadrivoolavus väga suur, sest inimesed lihtsalt ei jaksa, sest et Helsingis on sedasi, sa oled küll 24 tundi oled sa tööl, aga Helsingist sõidab ka tavaline priksumees ambulanssi ja siis on sedasi, et sa oled päeval, tähendab, ütleme hommikul kella 8-st, hommikul kella 9-st, õhtul kella 9-ni oled sa näiteks ütleme, tuled auto peal ja siis lähed ambulantsi peale ja siis sõidad terve öö sõidad ambulantsis, et ambulants seal ikka Helsingis ikka neil ikka tööd ikka jätkub. See on täitsa nagu suur. Kuigi seal on jälle, Helsingis on jälle siukene asi, et kui sa saad 50 täis, siis enam ambulantsi ei sõida. Et ka siukene sisemine siukene hea asi, et jah. Ja Helsingis ei saagi üldsegi tööle minna, kui sulle nagu siukest just seda ambulantsi seda väljaõpet jah, et see on väga tähtis. Julgelt küsige veel omalt. Jah, küsige. No küsi. Kas teie regioonis on naistuletõrjujad ka või?
mis asi oli? naistele selline. naistele käib. ära mõtle. ma pean nüüd ütlema sihukest asja, seadus ei luba nüüd selle. et meil on üks tulemas. aga ma ei tea, millal ta tuleb. aga ta on meil praegu nagu selles mõttes nagu praktikal. ta küll õpib Koopias nüüd päästeks, aga ta nagu avaldas soovi, et ta tahaks nagu tulla. aga üldine trend Soomes, naispäästjad, on see loetleme niimoodi või ei, no ikkagi ütleme, 10% sees. ei, ikka loeme ikka näppude peale, et ei, nad ikkagi ei tule, nad ikkagi ei tule. Nad pigem lähevad sihukesesse juhtivatele kohtadele. No ei, vot seal on siukene, nagu ma ütlesin, et rotatsioon on näiteks, ütleme, et täna ma olen tõrjuja 1, homme ma olen tõrjuja 2 ja ülehomme me oleme autojuht, et see on kogu aeg see rotatsioon, mis seal käib kogu aeg ringi ratast. Ja siis, kui sa tõrjuja 2, siis sul on seal, oled kas siis selle kas korvtõstuki peal või siis oled ka siis selle säiliauto, nüüd ma ei saa ütelda. Paakauto. Jah, paakauto peal, jah. Et jah, et see on nagu siukene asi, et siis vastavalt olukorral on see, et kas siis võtad siis selle teise või kolmanda võtad kaasa ja siis sellega on jah, sedasi. See artikkel on 20 aastat vana, meil oli palk siis kui see, mis meil on praegu. kui palju see palk praegu on ja nagu selles mõttes, et kas sellest elab ära enam-vähem või on see nii vähe, sa ütlesid, et enamus või paljud ei tee teist tööd. Jah, ei pea tegema. No see natuke nüüd, me saame kõik asjast aru, et see raha saamine kulutus on ikkagi sõltub nagu inimesest. Et mida suuremad on väljaminekud, seda suuremad ka peavad sissetulekud ja samamoodi teistmidi, et kui sul on ikkagi hirmus kallis korteriga laenu võetud, maja laenu võetud, sa pead selle kuidagi tagasi maksma, sa tahad elada ka, siis sa pead midagi muud ka tegema. On inimesed, kes on kõik oma asjad juba ära maksnud, neil ei pea midagi tegema, nad ei pea tegema lisatööd. Palk on eri regioonil erinev, et ei ole ühtset põhipalka. Näiteks tänasel päeval on nii, et Helsingis on natukene madalam palk kui meil. Ja nüüd ütleme sedasi, et põhipalk on antud momendil 2400. Bruto. Ma räägin ainult puhtalt brutot, et see on 2400. See on avalik sektor, kõik on avalik. Niimoodi. Nüüd hakkame sinna juurde, hakkab tulema asju, mida ma nüüd ei saa teile kõikidele öelda, täpselt, aga keskeltläbi on sedasi. Nüüd tuleb kõige enne staažilisa, see on 8%. Siis tuleb, kuna ma olen korvtõsteku juht, sinna tuleb raha tuleb juurde, siis mul on paadiload, sinna tuleb raha tuleb juurde, siis ma olen ka paadimehaanik, sinna tuleb raha tuleb juurde. Siis tuleb veel siukene henkilökohtane lisa, ehk siis inimese isiklik mingisugune lisa. Keegi saa aru, miks see antakse, aga seda seaduse järgi peab andma. Niimoodi. Ja siis, kui me nüüd kõik selle rivi paneme kokku, siis selle korrutakse 41%-ga ja see on see haitalisa. Ehk siis see, et sa... Mis see on? See, ja ma nüüd üritan see... ei oska seda tõlkida, on nii keeruline. Aga see on see lisa, et sa oled 24 tundi oled tööl, sa oled erinevate halbade ja heade inimestega oled samas ruumis. Ja siis on see, mis on see kõige tähtsam. Taluvustasu. Ja siis on see, et sa oled laupäeval pühapäeval ja siis pluss need puhkepäevad ja riigipühad. See on see haite lisa tuleb ja siis lõppude lõpuks on see lõppsumma ja siis on igal ühel on siis ka erinev siis tulumaks. Ja seda siis annab siis üks teatud organisatsioon, mis ei ole eriti meeldiv organisatsioon. See on siis iga ühe antakse nagu spetsiaalselt tema tulumaksuprotsent, mida ta siis peab maksma.
eestlane ikka rohkem, noh. kuidas ma vist EU oli ju. sama palju. ma loomulikult nüüd oli see keelebarjäär tuli hästi kiiresti ette, et aga ei noh, selles mõttes, et jah. See oli küll päris. Autograafid Soomes, mis arvestavad sellest selle tulumaksust. Täpselt niimoodi, nii palju kui sa teenid, siis sellest tuleb ka siis trahv. Maks. Ei, kui trahv, näiteks jääd kiirusega üle mingi protsent, mis on lubatud ja siis kui lähed sellest üle mingi protsendi võrra, näiteks ütleme, 10% läks üle, siis sa saad sihukese vastavalt sinu eelmise aasta brutosissetulekut ka siis politsei kirjutab trahvi. Iga inimesele kohta on info olemas. Kõik on, absoluutselt kõik on olemas. Kõige suurem trahvi, mis ma tean, oli 1 200 000. Ja see vist oli Formula 1 piloot vist sai seda trahvi. See natuke sõitis natuke liiga kiiresti. Taksot taskut maksis ära. Küsige veel, sellepärast, et ma oskan nagu rohkem nagu oskan vastata, kui selles mõttes, et kui... Kas seal on Soomes on mingi staaži pension ka? Nagu eripension või? Varem jääda või siis makstakse sulle alates mingist staažist või mingist vanusest lisa? Ühesõnaga, see pensioniga on üks väga kihvt asi. Siis mõned aastad tagasi sai veel minna 55-st sai minna pensionile, siis hakkas see samamoodi, see muutus hakkas peale. Praegult on see sedasi. Et sa võid minna pensionile varem. Ja selle jaoks saab olema mingi teatud kindlad põhjused. Ehk siis midagi tervisega ja need asjad sinna juurde. Selleks, et tervisega nüüd hakata sedasi mängima, et sa tahaksid minna kindlasti näiteks ütleme haiguspensionile, siis see tähendab sihukest asja, et selleks tuleb nüüd komisjon tuleb kokku, kes vaatab väga-väga täpselt ja tänasel päeval sellega minna pensionile on väga-väga raske. Aga nüüd on sihukene asi, et ma käisin lehekülje peal ja vaatasin siis pensioni sellest lehekülje pealt järgi, et mul on nagu antud 2 pensioni aega. Üks on 65 ja teine on 68. Kui ma nüüd, tähendab, minu eeldav pension on ikkagi 65, aga nad soovivad, et läksin 68. Vastavalt sellele ka muidugi see pension siis ka tõuseb lõppkokkuvõttes. Aga Soome tuletõrjuja võib minna natukene varem pensionile, kui ta on olnud alal 30 aastat ja kui ta on täitnud 63. Siis ma saan 63 me taotleda endale siis pensioniks, minna pensionile. Kujutad sa ette ennast? Kas seal on nagu okei, et seal on 60 pluss tõrjujad või see on siukene? Meil nüüd minu karjääri jooksul, kui nüüd need asjad on kõik väga siukene keeruliseks läinud ja nõnda edasi on, siis ütleme, et loetud näppude peal läinud nagu päriselt pensionile. Et meie alal ei pea mitte keegi vasta selleks pensionini. Ükstas kama, ma ei tea, kus siin on, aga näiteks meil on nüüd ka iga-aastased testid, mida peab tegema, füüsilised testid ja siis on ka see, jah, et ühesõnaga me peame siis sõitma ratast, kus vaataks, et sul oleks mingi see süda oleks õieti ja hästi. Siis on see, et peab siis miinimum on siis pingilt surumine 18 kilosega või 45 kilosega 18 korda, sama on kükid
18 korda, lõua tõmbamine miinimum on 5 ja oliks nüüd 28 vist või oli see 32 istesse tõusu ehk siis need kõhulihased jah. kõik on sama, aga lõunatulumine jäi ära. oota, aga seal on, kõik on ühe vanusega või? Ja kõik, tähendab, võeti sihukene otsus vastu, et vanusegrupiga. ei, mitte mingit vanusegruppi, mitte mingit vanusegruppi. see on see minimi. ja see naisterahvas, kes teile tuleb, teeb ka sama ära. minimi. ma ei tea. minu teada just on, seetõttu ongi see, kus Soomes ei ole just tuleb. Võib-olla küll. ei, see, meil ei vaata isegi, et seda sugu, aga sa pead selle ära tegema. See on see miinimum. See on mõistlik, väga mõistlik. See ja see on see, et miks seda nüüd ei vaata seda vanust, on just see, et ühesõnaga tuli ei vaata ju vanust, et kui sa lähed ikka sinna sisse, sa oled ükstaskama, kes sa seal oled, kui vana sa oled, et sa pead see ära tegema. väga mõistlik. aga see tuleb, ma juba ütlen, et see läheb kindlasti muutmisele, sellepärast et varsti meil rivid on nii õhukesed, et meil ei ole nüüd enam neid inimesi võtta, kes läheks sinna sisse aparaadiga. see koormustest rattasel, see tehakse nagu arsti juures või? jaa, meil on. see on füüsiline. ja meil on see füsioterapeut on seal juures, kellel on kõik need asjad on olemas ja ambulants peab kindlasti olema majas. Et see on nagu need asjad. aga kas teil nii-öelda aeroobse treeningu katsed on ka, siis kas 3 kilomeetri jooks või 2%? ei, meil on just see ratas. Ratas ongi jah. Eestis meil on valik, kas siis sõudergomeeter või jooks. Aeroobsena ja siis on tervisekontrollis lähed, sõidad siis ratast. see on meil veel eraldi. see on veel eraldi, et meil on nüüd, et saad. 41+. jah, mingi aastast hakkad jah, selles mõttes jah, hakkad jah. oi, väga põnev on sind kuulata. ma hüppan korraks nagu, võib-olla on hull või loll küsimus. mäletan nagu justkui Soomes olid kohaliku omavalitsuse päästeasutused kunagi. ja see oli siis, kui mina sinna läksin. täna ma saan aru, et siis on riigiasutusena ja riik pakub siis teenust. ehk siis kohaliku omavalitsusega sellist, milline see partnerlus on, et kohalik omavalitsus on nagu teenuse tellija ja ütleja ja kuidagi see seos on olemas või üldse ei ole? ei, kõik see on ikkagi, see on vastavalt ikka regioonidele, missugust sa tahad, et näiteks ütleme, et sa ei saa ju näiteks ütleme keset Soomet pakkuda või nõuda vetelpäästeteenust. ehk siis see on ka olemas, sellepärast meil on ka tuukrid olemas, sellepärast et see on run'i ja siis seda on vaja ja siis seda nagu on nagu vajalik ja seda ütlevad ka nüüd siis kohalikud omavalitsused, mida nad tahaksid omal nagu näha. Sest nad ju maksavad ikkagi raha ju riigile ja nõuavad riigilt ka nüüd siis ikkagi selles mõttes ka teenust vasta. Selge, ehk siis see kohaliku omavalitsuse osa ja just see on ääretult oluline. Mida meil ei ole Eestis. mõni omavalitsus hoiab kokku ja ei tee midagi teenust. See nüüd ikkagi on seaduses on ette nähtud, mida sa pead kindlasti nagu, mida sa pead pakkuma, jah, mingi miinimum on. See on mingi riskianalüüs päästeteenus. Riskianalüüs jah, see, mis pannakse nüüd, see on ruuduline kaart, kus siis iga ruut siis tähendab mingit asja. Mida rohkem sul on näiteks ütleme tehaseid, seda rohkem ka sul peab olema neid komandosid. Tehase komandod ja. Täpselt niimoodi, et ühesõnaga see kõik hakkab ju, kui tehasel on komando, siis tehas peab ka maksma vähem kindlustust. See on ka neil kokkuhoid. Ma ei kujuta ette, kui palju näiteks ütleme see Neste peab maksma kindlustust selle eest, kui seal näiteks seda komandot ei oleks. Nad hoiavad hea meelega seda 16 inimest seal parem palgal, kui maksavad kindlustust hirmsama summa. Okei, ja veel siukene küsimus või oskad sa nagu kaasa rääkida sellel teemal, et me siin Eestis püüame nagu Põhjamaade tasemele jõuda. Siis
Te olete juba seal? hukkunute arvud kõik see tulekahjudes väheneksid Rõbina allapoole, et Tailut sa, mida Soome teeb nagu teistmoodi, et see nii on Soomes madalamad hukkunute arvud tulekahjudes ja mida Eestis nagu oleks vajalik timmida või see on paratamatus? On Eesti Nõukogude Sotsialistide Vabariikide Liidust tulnud ja see nagu ei mängi üldsegi rolli, see ikkagi on natukene selles kahe kõrva vahel, ükstaskama kuidas vaadata seda. Kui näiteks siin on nüüd ütleme tulekahjus hukkuneid nagu rohkem, siis Soomes on rohkem hoopiski neid uppujaid ja liiklusõnnetuses väga palju. Noh, ütleme, et kas te oskate öelda, mitu hukkunut teil oli näiteks ütleme jaanipäeval üle nagu vabariigi? Erinevates õnnetustes või? Ei, uppujaid jah. Pigem vist 0. No nii, aga kui palju meil oli 4. Mis siis, et oli külm, aga ikkagi inimesed tahavad vette minna. No ma ei tea, kas oled põlvini oli, aga ta said ära nad hukkusid. Meil oli kehv ilm on see pärast. No meil oli ka. Meil oli 2. Aga kui palju meil inimesi oli ikka vähem. Seda ei saa. No hea küll, siis ütleme liiklusõnnetusi, no või need hukkunud liiklusõnnetusi. Ma mõtlen, et meil on see sotsiaalhoolekande süsteem nagu natuke sitem. Et inimene vaataks siis hakkama, hooldekodusse sa saad minna siis, eks ole, kui sul ikkagi omaksed panevad raha palju juurde. Soomes vist kuidagi hoolitsetakse. Seal jah, süsteem on selles mõttes natukene lihtsam, et ühesõnaga, et on need inimesed, sotsiaalinimesed, kes käivad siis kodudes, peevad, söögid, pesevad pesud, nõnda edasi, et see on nagu väga hea ja need ka muidugi vaatavad ära, et sul kõik oleks korras. Et see on kindlasti see üks punkt. Ja kui see ikkagi hakkama ei saa, siis sa ikkagi torgatakse sinna hooldekodusse ja siis oled seal. Muuseas, see on ka meie kohustus, et kui me läheme ikkagi tulekahjule või õnnetusjuhtumile või ükstaskama kus kohta ja me näeme, et see on ikkagi ohtlik koht elamiseks, siis me teeme selle paberi ära ja see asi läheb sedasi, et kas see maja, see kodu saab korda või siis see inimene siis öeldakse, et paki asjad ja läheme. Ja see asi töötab. Ja see töötab ja see tõsiselt töötab. Nii huvitav, kui see ka ei ole. Ja väga paljud vanurid saavad ise aru, et kui sa ikkagi hakkama ei saa ja noh, mida ma seal teen üksinda. Ma tahaksin ikka ka vestelda, olla omasugustega ühes kohas, noh. Et see on ka nagu sükune. Sinu eest hoolitsetakse paremini seal. Tuletakse meelde, et kuule, võta rohud. Kas sa pissu tuled käinud? No, need põhilised asjad. Kas sa ei tahaks kuskile helistada kellegile? Muidugi see on muidugi väga sükune hull asi, et inimesed, nad ju käi ju nagu selles mõttes nagu väljas, aga neil antakse alati võimalus minna näiteks poodi oma varusid täiendama. Siis on 2 asja, kuhu lähevad mehed. Viinapoodi ja mängima neid mänguautomaate, need on 2 asja. No, selles mõttes, et aga nad saavad ikkagi välja. Üks variant vist on veel, lähevad karaokat laulma. See on ka sükene jah. Soomes need üksinda elavad vanureid on vähem või rohkem. Eestis on riskigrupp nagu see üksinda elavad vanureid. Aga seal nagu ei olegi neid. Miks? Lähevad kokku. Nad lähevad ikkagi kuskile paremasse kohta elama, kus neil on nagu lõbusam, kus neil on parem. Ma võid ärgitan üles küsima ka, et Toomas on ka kunagi käis Soomes tööl. Enne Villot käisin 2005 Tampsares, aga ma ütleks, et Soome on staatiliselt tegelikult pannud nagu samal tasemel ikkagi pikalt. Suuri kõikumisi nagu üles-alla ei ole olnud. Meil oli kõige raskem, tegelikult oli meil see koroona aeg oli. Siis oli vist kõikidel väga raske. Võt siis oli küll, et kui sul ikkagi rivis enam nagu mehi ei olnud, siis hakati ka kutsuma nagu vabast vahetusest inimesega tööle. Ja see oli nüüd sedasi, et
kuna noh, ma ei saa nüüd nagu eriti pahasti nagu öelda, aga eks ma ikkagi natuke seal see valge neeger olen, et ühesõnaga siis ma sain nagu teha nagu kuu aega sain nagu teha üle päeva, sain teha nagu tööd, sest et ei olnud inimesi võtta. Ja siis ma olin nagu ikkagi päris väsinud, et see väsitab. Isegi kui sa ei pea välja sõitma, see ikkagi väsitab. Teha ilustamist tüveksites ja maskides ja prillides on ka väga keeruline. Mida sa lükkad sinna teisele hinge sisse, kui endal ei olegi midagi hingata? No selles mõttes, et jah, et ega see oli siukene asi, kus ma ütlen, et olime päris põhjas. Aga koroona sai läbi ja nüüd oleme jälle tasemel, ühtlasel tasemel. Sommidel on hukkunud arv väga väike ja eestlased püüavad ka sinnapoole. Siin tohutu pingutus käib selle nimel, et siis inimeste juures kodunõustamisi teha. Kas Soome kutseline pääste tegeleb ka sellise teemaga? Ei. Nii nagu ma ütlesin, et tänasel päeval isegi inspektor ei lähe koju, et kui sa nagu ei nõua teda. Et ei, seda me ei tee. Ja andurid on nagu kuldreegel igas kodus olemas. Või kuidas sellega trend on ja hukkunud, millesse surevad tuleviku käigus, et kas andurid pole olnud, ei avastata? No, pigem on nad enne maha löödud ja siis pandud majale tuli otsa. See on pigem sedasi, et seda, et nüüd keegi jääb seal sisse, seda on nii harv. Ma räägin nüüd oma regioonist, oma regioonist, et selles mõttes, et muidugi Helsingis on teised asjad ja ütleme seal Rovaniemi seal üleval on umbes teised asjad ja seal inimesed külmad võib-olla seal kodus surnuks. Aga põhimõte on see, et noh, meil, ma isegi ei mäleta, millal me oleks keegi sisse jäänud. Jaa. Võta, mis nad siis korjavad joodikud ka nii? Me ikkagi üritame selles mõttes, et nendest joodikud on igal pool, igas riigi korras ja nad, meil näiteks Loviisas on üks sükune ehitatud spetsiaalne ridaelamu nende inimeste jaoks, kes on siis natukene omasvõtaste vahel jäänud. See on üks meie riskikoht, aga seal on tehtud nii, seal on väga paksud seinad ja väga tugevad klaasid. Et ühesõnaga, et noh, kui nad on seal rivi majas on seal kõik need inimesed, siis nad saavad hästi seal omaga saavad hakkama ja vahetaval ütlevad, et vist veresuhkur on läinud iga alla, et siis peab midagi jogurtit peale võtma ja siis läheb jälle edasi. Ega neil eriti nagu selles mõttes seal viga ei ole. Ei, nad ise saavad aru, et nad ei sobi sinna, kui sul ikka naaber pidevalt hakkab sulle nagu politseid välja kutsuma, siis saad aru, et sa ei sobi sest sama majja, siis sa lähed ise sinna. Sa palud, et ära viiakse. See on vist elust teistsugune arusaam kui meil siin. Teised võimalused ka siis riigi? No teised võimalused ka, loomulikult sellepärast, et kui sul meeldib nopsu võtta, siis näiteks ütleme, Toomase näiteks on homme on palgapäev. Kogu see rivi Toomase juurde. Võtame täna Toomas joob oma raha maha, järgmine kord on Asol. Okei, Asok. Vahetame seda korterit ja ongi kui muusika. No, et selles mõttes, et nad saavad omavahel hästi läbi, siis miks ka siis olla siis ühe koha peal. Aga nad jälle selles mõttes, et nad ei joo jälle nii palju, et nad joovad natukene viisakamalt, kultuursemalt. Jah, võt see on ka. Kultuurpäeva parajad Tallinna laeva. Kuule, minu meelest on see üksteist kama, kuhu sa välismaale lähed, siis need, kes kõige rohkem karjuvad, need ongi soomlased. Nad saavad aru, et siis kui üle piiri, siis läheb lahti, siis me võime karjuda. Väga tore õhtu on olnud, Villo, mul on sulle viimane selline mõttega küsimus, et mis väljakutsed sul seal Soomes veel ees on? Milleni sa tahad jõuda ja ära teha? Mida ma tahaksin siis teha? Ma tahaksin saada ikkagi nüüd ma tahaksin nüüd kandideerida viimast korda sellele meeskonna vanema koha peale. Ma olen seda nüüd kandideerinud paar korda, sellest on must mööda läinud just selle keele pärast.
siis ma üritan veel selle teha, et saada sedaks esimeseks eestlaseks. Ja siis üks asi on see, et kui midagi suuri siukseid kõikumusi ei tule, et äkki ma jään sealt ikka siis kuidagimoodi pensionile. Väga äge. Ega mul palju pole jäänud, loen juba neid. Eesti staaž läheb sisse ka. No ta peas ikkagi minema, sellepärast eks ma mingisuguse see 13 aastat, mis ma siin olin, eks midagi ikkagi peaks nagu mõjutama. Ega ei tea ju, sellepärast et see riigikord võib muutuda siin 1-2 ja tulevad uued inimesed ja vaatad, et mida peaks nagu tegema teistmoodi, et kus me saaksime jälle kokku hoida ja eks ta nii on, et ega ma ei tea, aga loodame. Ma nagu loen nüüd need kuid, et millal ma võiks hakata juba pensionile jääma ja kuidas? Vanus nii palju. No ega siin on... Kuid, kui palju on? 80 kuud on jäänud, siis eks ma siin natukene võin juba hakata nüüd lugema ju. Nii ma läheb. Kui ma nagu ütleme, et kui 2 käe sõrmedel saan need aastad saan kokku, siis on juba nagu sekune, juba päris nagu sekune, vähe juba. Just. Head sõbrad on veel Villule küsida, meil aeg on lennanud, tegelikult kell on saanud juba 5, kohe saab 8. Oho. Ma mõtlesin, et äkki ma teen 15 minutiga ära. Ma küsin. Kuidas Soomes siis omavalitsused või üldse, kuidas nad teid tunnustavad? Kas teil on mingisugused nagu meile antakse siis meil oli, aga see lõpetati hästi kiiresti ära, öeldi, et see oli ilmaasjad asjad, et mis me siin ikka. Aga me tegime siukse oma regiooni siseselt tegime, et me iga aasta valime endale siis hea siis võitluskaaslane või siukse sõnaga, et ühesõnaga sinna lähevad siis kõik inimesed või hea sõber, seltsimise semmu, et see on siis Ida-Uusimaa rajoonis ja sinna siis lähevad siis pritsumehed kui ka siis ambulantsi inimesed ja siis seda nüüd tehakse nüüd siis meil. Et seda saada peab ikka väga-väga hea sõber olema kõikidega. Sa oled saanud? Ta on ilma jäänud kindlasti. See valged neegrid ei saa siukseid asju, et selles mõttes, et neid ikka tunnistatakse nagu teistmoodi, et kuule, millal sa tuled autoga, et äkki sa võtaksid mõned Longeroo kassid peale, et siis ma oleks nagu see on tunnustamine. Lobiks olla vähemalt. Longeroo nii kallis, ikka vahetevahel peab viima. Business kui business. Okei, on veel üks küsimus? Ei ole. Raul, kas sul seda meiliaadress on? Minul meiliaadress? Ei. Villu oma on olemas. Villu, kas võib jagada, kui keegi... Loomulikult, ma olen avaliku elu tegelane, et loomulikult alati võib küsida, minu poole võib alati pöörda, minul alati võib helitseda. Kui ma vastu ei võta, siis te saate aru, et on neid nagu hoiaus, need on see neid petukõnesid nii palju, et ühesõnaga see ma ei julge isegi tagasi helistada. Et helistage, üritage meid kätte saada, kui on vaja. Otsige meid üles. Jah. Ma küsiks teinekord Loviisa kohta, kiirguse kohta, suhse kohta, teema kohta. Aga vägev. Teeme Villule palun ühe korraliku aplausi. Väiksed mõeled ja alati meie poolt üks särk. Meie oodata pääst sõber. Nii et ma võtsin sulle L suuruse. Ega nii suur ei ole. Kui on M-i vaja, siis ütle. Selge, suur aitäh. Aitäh. Mulle väga meeldib. Ja ürituse lõpetuseks meil tuli Katrin ka siia, et Katrin, kallikene sinule, sa oled meie esimese aasta kõige suurem, sa tõid selle hea teema välja, et see on nagu valitud inimene, eks ju, et see parim kamraad või panustaja ja kõige hoolivam, eks sa sõnasid sinna juurde panna,
meil oli siis küsitlus ja 11 tegelast valisid sind just selleks, et sa oled meil see kõige kõrgem ja sinule ka siis tänukiri Katrin Linaskile, et aitäh ja vabatahtlik päästja, oled andnud endast me kogukonna ja Kopli vabatahtliku päästekomando heaks märgilise panuse. Tänu sinule, sinu pühendumusele, aktiivsele abielune tegutsemisele on meie ümber turvalisem maailm. Aitäh sulle. Oleks tänu ja teile pildile. See on töötab teed sina. et meie vestlusõhtu on läbi, aitäh teile, et te tulite, kui veel kringlit on, võtke kommi, kohvi. See on vapuses. Vestan.